51. aasta küüdituse rong sai Eestis alguse 2 kohast. Üks Tallinnast, kuhu toodi isegi pärnakaid ja Lääne-Eesti inimesi. Üks vagun oli Tapalt, need sõidutati Tartusse. Ja Tartus liideti need vagunid kokku tartlastega täidetud vagunitega. Ja see lühike koosseis suunati otse Pihkvasse ilma peatuseta. Teine algus oli Valgas, mis tuli Võrru ja Valga ja Võru vagunid omaette koosseisuna sõidutati ka peatumata Pihkvasse. Pihkva oli see koht, kus pandi lõplik ešelon kokku. Sinna toodi küüditatavad Jehova tunnistajad Lätist, Leedust ja Kaliningradi oblastist. Lõpuks rong koosnes 52 vagunist, nii nagu selle kohta on vähemalt 2 tunnistajat öelnud, kes olid seda loendanud. Kindlasti Baltikumi küüditatuid ei jätkunud kõigisse vagunitesse. Mis otstarbel olid nii-öelda ülearused vagunid, seda me ei tea. Nõukogude Liidus aprilli alguses küüditati kogu Nõukogude Liidu läänealalt kõik Jehova tunnistajad. Ja kokku see puudutas enam kui 6500 inimest. Need olid siis Baltikum, Valgevene, Ukraina ja Moldova.